tere! Mina olen Marielle. Keto, suhkur, suhkruasendajad ja vähk. Kui me räägime vähiennetusest ja samal ajal vaatame teemat keto vaatenurgast, siis kõige olulisem on üks selge eristus, mida tähendab tõestus ja mida tähendab seos. Vähi teemas on inimesed sageli õigusega tundlikud, sest väide põhjustab vähki kõlab lõplikult. Teaduses on põhjustab vähki kõige tugevam väide ja selle tõestamiseks on vaja kas väga head kontrollitud katset või väga tugevat tõendite kogumit eri allikatest, mis kõik näitavad sama suunda. Just siin tekibki erinevus loomkatsete ja inimandmete vahel. Loomadega saab teha katseid, mida inimestega teha ei saa. Hiirtel ja rottidel on võimalik määrata täpne menüü, anda aineid täpses annuses, hoida sama elukeskkond, jälgida looma elukaare jooksul kudede muutusi ning lõpuks hinnata organite ja kasvajate teket mikroskoobi all. Kui eesmärk on näha, kas mingi aine võib tekitada kasvajat, siis loomkatse on selleks puhas mudel. Üks grupp saab ainet, teine ei saa. Ja erinevus on lihtsamini tõlgendatav. Inimestega sellist katset teha ei ole eetiline, kui on kahtlus kahjulikkuses. Me ei saa võtta suuri inimgruppe ja öelda, teie peate sööma nüüd järgmised 10–20 aastat kõrge suhkrusisaldusega toitu, teised mitte, ja vaatame, kellel tekib vähk. Seetõttu põhineb inimteadus enamasti vaatlusuuringutel, jälgitakse inimesi aastaid, mõõdetakse nende harjumusi ja tervisetulemusi ning otsitakse mustreid. Need mustrid võivad olla väga usaldusväärsed, kuid need ei ole kunagi sama laboripuhas tõestus nagu loomkatsed. Inimeste elu on kirju. Magusate jookide joojad võivad magada vähem, liikuda vähem, süüa rohkem ultratöödeldud toitu või olla juba alguses metaboolselt haavatavamad. Statistika püüab neid mõjusid arvesse võtta, kuid kõiki segajaid ei saa kunagi täielikult välja lülitada. Suhkru teema muutub vähiennetuses selgeks siis, kui me lõpetame küsimuse. Kas suhkur on otsene kantserogeen? Ja küsime täpsemalt. Mida suhkur teeb kehas selliselt, et vähirisk tõuseb? Tänane teaduspilt ütleb, et suhkur ei käitu enamasti nagu üksik, otseselt DNA-d kahjustav kantserogeen samal viisil, nagu näiteks tubakasuitsu teatud ühendid. Suhkru põhirada vähi suunas on kaudsem, kuid väga mõjukas. Liigne suhkur teeb ülemäära lihtsaks energiaülejäägi, kehakaalutõusu ja ainevahetuse nihke. Ja siit edasi läheb tee juba väga selgesse tsooni, sest liigne keharasv ja rasvumine on vähi mõttes tõenduspõhiselt oluline riskitegur ning on tunnistatud mitme vähitüübi põhjusteks. Praktiliselt tähendab see, et vähiennetuses on suhkur kõige ohtlikum. Mitte tükina koogis, vaid mustrina, mis hoiab keha krooniliselt seisundis, kus insuliin, põletik, maksa rasvumine ja hormonaalne tasakaalutus on lihtsam tekkima. Eriti suur roll on siin vedelal suhkrul, karastusjookidel, magustatud kohvijookidel, energiajookidel ja sageli ka mahladel. Vedelsuhkur ei tekita sama täiskõhutunnet kui päristoit, kuid annab kiiresti kaloreid, mistõttu on teda lihtne üle tarbida. Suurtel inimrühmadel tehtud prospektiivsetes uuringutes on suhkruga jookide tarbimist seostatud kõrgema üldise vähiriskiga ning mõnede konkreetsete vähihaigustega. See ei tähenda, et üks limonaad tekitab vähki, vaid et regulaarne harjumus on osa riskimustrist, mille mõju on populatsiooni tasandil nähtav. Siin sobitub keto vaatenurk loomulikult juurde. Keto ei ole vähiennetuses maagiline vähidieet, kuid ta on tugeva loogikaga tööriist riskiradade vähendamiseks. Kui inimene vähendab lisatud suhkruid ja hoiab süsivesikud madalamal, stabiliseerub paljudel veresuhkur ja insuliin. Isu muutub rahulikumaks ning energiaülejääk väheneb. Paljudel paraneb ka maksarasvakoormus ja triglütseriidide väärtused veres. Keto vähendab just neid mehhanisme, mille kaudu liigne suhkur suurendab terviseriski nagu kehakaalu tõus, insuliiniresistentsus, rasvmaks ja põletik. Aga tänases maailmas küsitakse üha sagedamini ka teist küsimust. Kui suhkrut vähendada, kas suhkruasendajad on siis turvaline lahendus? Või toovad nad endaga omaenda riske? Ja siin kehtib taas sama tõendiloogika.
loomkatsed ja mehhanismipõhised uuringud võivad näidata murekohti. Inimandmed annavad enamasti vaid seoseid ning regulatiivsed asutused võtavad lisaks arvesse annuseid ja realistlikku tarbimist. Kunstlike magusainete nagu näiteks aspartaam, sahhariin, sukraloos ja teiste kohta on üldine joon olnud aastaid selline. Paljudes varasemates loomkatsetes ja ohutusuuringutes ei leitud tavapärastes tingimustes selget vähki põhjustavat toimet. Suured terviseasutused on seisukohal, et enamiku magusainete puhul puudub inimestel veenev tõendus vähiriski kohta. Samal ajal teadus areneb ja mõni uuem suur vaatlusuuring on leidnud, et suurem kunstlike magusainete tarbimine on seotud kõrgema vähiriskiga. Eriti teatud magusainete nagu näiteks aspartaam ja atsesulfaam ka puhul. Seos ei ole siiski automaatselt põhjus. Võimalik on ka see, et magusaineid tarbivad rohkem inimesed, kellel on juba ülekaal, diabeedirisk või muud terviseprobleemid, mis ise riski mõjutavad. Kuid need tulemused on piisavad, et teema ei oleks enam ainult kindlasti ohutu, minge edasi. Lisaks kunstlikele magusainetele on eraldi kategooria suhkrualkoholid, nagu erytritool ja sorbitool. Nende puhul on pilt veelgi keerukam, sest osa neist võib tekkida kehas ka endogeenselt ning mõnes spetsiifilises hiiremudelis on näidatud mehhanisme, mille kaudu polüoolide suhkrualkoholide kuhjumine võib soodustada maksakahjustuse ja maksavähi progresseerumist. Sellised tööd on teaduslikult huvitavad ja hoiatuslikud, kuid need ei tõesta automaatselt, et tavaline erytritooli tarbimine tekitab vähki tavainimesel. Regulatiivne lähenemine on siin olnud pigem ettevaatlik ja praktiline. Hinnatakse realistlikke annuseid ja kõrvaltoimeid. Näiteks on erytritooli puhul rõhutatud taluvuspiire ja seatud arvuline päevane ohutu tarbimise tase. Vähiennetuse ja ketovaate kombineerimisel on kõige mõistlikum järeldus tegelikult üsna maalähedane. Kui eesmärk on vähendada riski, siis kõige suurem võit tuleb harjumustest, mis mõjutavad kehakaalu ja ainevahetust. Lisatud suhkrute, eriti vedelate, vähendamine, ultratöödeldud toidu osakaalu vähendamine, piisav valk ja päris toit, liikumine ja uni. Suhkruasendajate osas on targem hoida mõtteviis. Tööriist, mitte vundament. Kui need aitavad kellelgi suhkrujoogist loobuda, võib see olla vaheetapp, kuid pikaajalise ennetuse vundament on ikkagi toidukvaliteet ja metaboolne tervis, mitte magusa pidev asendamine. Teisisõnu, loomkatsetes saab näha mehhanisme ja mõnikord ka põhjuslikke signaale. Inimandmetes näeme pigem mustreid ja seoseid. Suhkur on vähiennetuse vaates probleem eelkõige siis, kui ta hoiab käimas metaboolset rada, mis viib liigse keharasvani ja ainevahetushäireni. Siia sobib keto vaatenurk, sest ta aitab sama rada pidurdada. Suhkruasendajate teema lisab juurde küsimuse, millega me suhkrut asendame. Ja kõige turvalisem vastus on tavaliselt: asendame päris toidu ja harjumuste muutusega, mitte lõputu magusa otsimisega. Head tervist!